See kõne tuli, kuna tal oli vaja plaastrit ja siis tegutseti kiiresti. Kaos Florida lõbustuspargis, kui külastaja saab atraktsioonil raskelt vigastada. Me põhimõtteliselt sulgame selle ala, et ta saaks meid aidata veenduda, et seal ei oleks külalisi ega meeskonnaliikmeid. Saame esimest korda vaadata kehakaamera salvestist, kus esmareageerijad kogunevad Orlando Epic Universe'i Stardust Racersi atraktsiooni platvormile, püüdes päästa noormehe elu. Nad ütlevad kogu aeg, et avage uuesti, aga rikkeid ei olnud. See ei tähenda, et ohutusprobleeme ei olnud. Me uurime hädaolukorra lahendamist ja uurimist, mis viidi läbi pärast selle noormehe surma. Samuti seda, miks noormehe vanemad kritiseerisid lõbustusparki pressikonverentsil. Kõik väärivad võimalust nautida neid parke ja jõuda turvaliselt koju. See on kõik, mida me palume. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law & Mina olen Jesse Webb. Üks Florida naine elas eelmisel aastal läbi kohutava õudusunenäo. Havelis sõitis Universal Studios Epic Universe'i lõbustuspargis Ameerika mägedel koos oma kauaaegse poissõbra Kevin Rodriguez Zavalaga, kui ta vaatas kõrvale ja sai aru, et midagi on kohutavalt valesti. Kui Ameerika mäed söössid allapoole ja keerasid järsult nurkade taha, lõi Kevin ilmselt korduvalt oma pead. Verd lendas igale pula, Haviles karjus. Kui Stardust Racer lõpuks peatus, oli 32-aastase mehe keha lõtv ja väändunud. Epic Universe'i töötajad, meedikud, Orange'i maakonna kiirabi töötajad, nad tormasid teda aitama, tõmbasid ta atraktsioonilt maha, panid ta maa pinnale ja alustasid elustamist, kuid oli juba liiga hilja. Kevin suri 17. septembril 2025. Ja sellest ajast alates on pargis tegutsevad korrakaitsjad läbi viinud uurimisi ning kaaluti ka võimalikku kohtuasja perekonna nimel. Epic Universe muutis mõningaid oma Ameerika mägede juhiseid. Nii et me sukeldume selle kohutava juhtumi igasse aspekti, et näidata, kuidas uurijad reageerisid ja kuidas sellise järelduseni jõuti. Ja me räägime ka sellest, mis see järeldus oli, aga need kaadrid on lihtsalt midagi muud. Nüüd peame sulle andma ka olulise tausta, et sa sellest paremini aru saaksid. Kevin sündis seljaaju atroofiaga. Ta kasutas ratastooli. Tema perekonna sõnul ei lasknud ta sellel puudel end pakistada. Ta elas aktiivset ja iseseisvat elu. Ta oli ülikoolis käinud. Ta oli videomängude disainer. Havelis rääkis uurijatele, et ta sai töökoha Epic Universe'is ja viis Kevini parki sünnipäeva kingituseks, kasutades 2 uue töötaja piletit, mis talle anti. Nii et kõik oli hästi. Ta ütles politseile, et tavaliselt käib kogu Kevini pere temaga lõbustusparkides kaasas, kuid seekord olid nad ainult kahekesi. Epic Universe avati alles mõned kuud varem. 2025 aasta mais. Stardust Raceri radar on üle 130 jaua kõrge ja saavutab tippkiiruseks 62 miili tunnis. Ja nüüd liigume 17. septembrile. Kui Orange'i maakonna šerifi asetäitjad sündmuskohale jõudsid, üritasid mitmed parameedikud Kevinit elustada. Kas sa oled nüüd õnnelik? Teisel ringi, ma tunnen teist ringi. Kas on CXA Star? Jaa. Ma panin Lukase valmis. No vot, on alles üllatus. Praegu ma Lukase pärast ei muretse. Sa saad eeskuul suurepäraselt hakkama. Järgmise viisin järgmise kostiimi. See pole ainus kahtlusalune, keda nad vajavad. Ma panen ka mõned toidud valmis. Viimane on sinu parem küll. Ja me läheme teisele poole. Ei, taud näoinadega nii. Aljad on korras, me laetame mootori padja välja, et sul oleks võimalus meile rohkem andmeid anda. Kõik mu lemmiktunnid lähevad mööda. Suuriga või? Ta võib kõik võida see valjub teist. Aga miks me siis verd ei vaja? Elagu cold. Hei! 1 minut 45. Ma viin suuga kõverdusi tegema. Minut 45. Kuule, me vajame seda. Ma ei kindlusta seda vend. Kuule, Jamie, kindlusta IoT. Kuule, Peeter, võta eellaadimine. BBM kiiresti. Ma ei sihi. Kuule, järelkeskhariduse kontroll. Noh, teine kontroll. Võta see. See ongi see. Vaheta. Ebiopardav. Vaheta. Kuule, kus on see turvaseade IO jaoks? Mine ise. Nii et veri nagu pearekud.
tundub, et ta on millegi kallal vanakooli lainel. Issand, küll. Sa saad lossi ukse kinni panna. Siina. Teil tuleb idee. Temad niikuinii. Kas keegi istus X seina ääres? Jah. Seda naist neil ikka veel polnud. Ma ei tea, mida nad tegid. Ta ilmselt viis ta ära võib-olla mõne pereliikme juurde. Kuule, kus on see naine, kes tema kõrval istus? Ma arvan, et nad on all. Olgu. Mis? Me tunneme kedagi. Tema tassi odud. Juba mõnda aega. Jah, tema kõrval istus väidetavalt üks naine. Sai see verine, jah? Okei. Ma üritan praegu sellest aru saada. Olen viimased 5 minutit palunud, et keegi pereliikmetest tuleks. Nii et kui Kevin viidi kanderaamil haiglasse, alustasid šerifi asetäitjad kohe uurimist, vaadates lähemalt seda Ameerika mägede istet, mis pean ütlema, oli verest läbi imbunud. Kus te olite autos? Kaamera pea. Ma olin oma autos. Nad ütlesid, jah, peavigastus Stardustis. Ma mõtlesin, et keegi libises ja kukkus. Nad ei öelnud, et see oli, tead, meie jaoks oleks see olnud nagu tööõnnetus. Õige. Jah, täpselt. Ma arvan, et ta polnud vist korralikult kinnitatud. Püüan aru saada, mis asi see on. Asjuaines või oksendus. Sa suudad lennata. Kõik. Tee mõned fotod. Ta läheb mõned pildid tegema. Nad tahavad oma asja jaoks fotosid teha. Jah. Korporaal fotoflüür. Jaa. Ma tahtsin öelda, et anna mulle lihtsalt kolmandik sellest, kuidas ma seda siitpoolt aeda teen. Ma eelistaksin, et nad teeksid seda siinpool lihtsalt selleks, et meil oleks piisavalt meie uurimise poole pealt. Räägime sinuga kohe, et näha, kuidas nad tahavad seda lahendada. Hetk. Ma ei tea, kas sa üldse üritad või saad sellega hakkama. Nii et praegu ma pigem hoiaksin seda lihtsalt. Sa oled sellega rahul? Eks me näe. Ja. Ma lihtsalt ei taha, et keegi sellega jamast läheks. See on ilmselt seal üleval üks lemmikuid uhkemaid asju. Ja tulles tagasi Javalisse juurde, ta istus natuke eemal atraktsiooni väljapääsust ja lihtsalt püüdis kõike toimuvat endasse võtta. Mul on vaja avaldust selle kohta, mis juhtus. Kui sa suudaksid meenutada, kui see on võimalik. One on the right. Ma nägin, et ta oli liiga madalal. Tal ei olnud jalal mingit tuge. Nad lükkasid seda umbes 3 korda, võib-olla 4. Kes seda lükkasid? Atraktsiooni töötajad. Ma proovisin. Ma nägin teda esimesel langusel. Ma nägin, kuidas ta lõi oma pea ära. Ma proovisin teda kinni hoida. Ma ei suutnud teda kinni hoida. Felix. Ta lõi oma pea ära. Nii, et ta lõi. Nii. Ta lihtsalt läks üles ja lõi. Nii, et iste oli kogu aeg lahti. Tundus nagu ta sureks. Okei, aga ta ei olnud. Ta on ikka samasugune. Tal ei ole jalal tuge, nii et ta ei saa lihtsalt toetuda, et paigal püsida. Okei. See on kõik, mida ma mäletan, sest ma kaotasin oma prillid poolel teel sinna. Ma ei tea. Ma sain aru. Ma tean, et ta lõi pidevalt pea ära. Ma proovisin teda kinni hoida, et ta enam pead ära ei lööks. Olgu. Aga ta ikkagi lõi. Hästi. Tee lihtsalt mõned sügavad hingetõmbed, eks. Sügavad hingetõmbed. Hästi. Ma tean, et see oli pingeline olukord, eks. Nüüd viidi ka Javalese haiglasse kontrolli, kui tema umbes 10 aastat olnud poissõber kuulutati surnuks. Päev pärast Kevini surma avaldas Universal Orlando järgmise avalduse. Universal teeb koostööd Orange'i maakonna šerifi bürooga pärast traagilist juhtumit, mis leidis aset kolmapäeva õhtul Epic Universe'is ühe külastajaga. Külastaja kaotas teadvuse pärast Stardust Racersi sõitu ja viidi haiglasse, kus ta hiljem suri. Oleme selles sündmuses sügavalt löödud ning avaldame siirast kaastunnet külastaja lähedastele. Teeme selle käimasoleva uurimisega täielikku koostööd. Nüüd on meil olemas juhtumi aruanne, mille koostas Orange'i maakonna šerifi büroo, mis annab meile aimu, kuidas šerifi büroo ametnikud oma uurimist läbi viisid. Eks? Nad märkisid, et atraktsiooni sissepääsu juures ja kogu järjekorras oli mitu hoiatavat silti, mis on juriidilises kontekstis oluline, sest lõbustuspargid püüavad end vastutusest kaitsta. Kui hoiatussildid on ebapiisavad, võivad nad vastutusele võtta.
Aga osaliselt on see kirjas, et need kiired Ameerika mäed sisaldavad äkilist ja tugevat kiirendust, tõuse, kallutusi, ülepeapöördeid ja langusi. Postitatud juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või pargist väljaviskamise. Külalised, kes kasutavad tavalisi ratastoole, mootoriga ratastoole või elektrilisi liikumisabivahendeid, peavad sõiduistmele ümber istuma. Ja täpselt seda tegi ka Kevin. Ta liikus oma ratastoolist atraktsioonile. Tegelikult rääkis uurijatele töötaja, kes teda aitas, järgmist. See on kirjas ka juhtumiraportis. Ma küsisin, kas ta saab hakkama ümberistumisega ja ta vastas jah. Nii saatis üks minu meeskonnaliige teda, samal ajal kui mina aitasin teist külalist. Siis öeldi mulle ja teisele meeskonnaliikmele, et tal oli raskusi ümberistumisega ja ta vajab meie üleviimisseadet, mis on mõeldud abistama külalisi, kes ei suuda kõndida. Me tõime seadme tema juurde ja ta istus sellesse hõlpsasti. See oli täiesti tavaline üleviimine ja ta vastas kõigile sõidunõuetele. Ta liikus seadmest sõidukisse hõlpsasti. Ja uurijad said ka vande olla antud ütluse töötajalt, kes aitas kinnitada Kevini sülepiirangu. Kevin, see isik, kes sel päeval ratastoolis sõitis, kas aitasite sülepiirangu kinnitamisel? Jah, aitasin. Kontrollisin tema sülepiirangut, jah. Okei, kas sellega oli mingit probleeme? Ainus asi, mis välja tuli, oli meie laadimisprotseduuridega seoses, kui tegemist oli sülepiiranguga. Meil on istme küljel indikaator, mis annab meile teada, kas iste on rohelises või mitte. Kui see ei ole rohelises, siis näeme, et seal on väike sälk, mis kaldub punase poole. Ta oli üle viidud. Üleviimistooli abil oli ta istmele üle viidud ning ta istus sirgelt, nii nagu me tavaliselt tahame, et nad istuksid. Kuid sülepiirangu miinimum ei olnud täidetud. See oli umbes nii lähedal. Sellises olukorras küsiksime temalt, kas sul on kõik korras, kas sul on mugav. Kui ma natuke surun, et veenduda, et sülepiirang sobib sulle. Ja ta ütles jah. Ja siis surusin sülepiirangu alla nii nagu tavaliselt 2 käega, kontrollisin uuesti ja siis näitas piirangu indikaator, et miinimum oli täidetud. See oli see, kus see pidi olema, et ta saaks sõita. Nii et kui sa avaldasid selle viimase surve, kui sa küsisid temalt, Kei, kas ma võin natuke alla suruda ja ta ütles jah ning see vastas miinimumnõuetele, et hukustuda. Ja kui sa seda tegid, kas ta näitas mingid ebamugavuse märke? Ei, ta ei näidanud mingeid ebamugavuse märke. Ta ei teinud mingit häält, tema nägu ei muutunud. Okei, ja me peame ka temaga uuesti üle kontrollima, et olla kindlad, nagu iga ühe puhul, kellega me seda teeksime, et nad tunneksid end mugavalt. Ja ta näitas väga selgelt, et ta tundis end tõesti mugavalt selles istmes. Talle ei põhjustatud mingit ebamugavust. Kas tema tüdruksõber ütles midagi, et ta millegi pärast mures oleks? Ei, ta ei öelnud üldse midagi. Ta tundus samuti korras olevat. Yeah. Niisiis, šerifi asetäitjad vaatasid sõidu valvekaamera salvestist ja tegid järgmised tähelepanekud. Ja see on oluline. Kell 8:54:20 hakkas atraktsiooni personal aitama lahkunud sõidule istuma. Kell 8:56:57 lahkub atraktsioon laadimisplatvormilt. 20:056:57. Atraktsiooni nähakse stardipunktis, sõidu alguses ja ohver näib olevat tähelepanelik ja paistab end hästi tundvat. Kell 8:58:28. Atraktsiooni vankrit nähakse viimasel pidurdusel, kuid video on tehtud kaugelt ja lahkunut ei ole näha. Jällegi, kell 8:58:28. Atraktsioon jõudis tagasi peale ja mahalaadimistokki ning on selge, et lahkunu ei reageeri. Nii et sa mõtled, millist rolli see salvestis oleks kohtuprotsessil mänginud, eks? Kuid uurijad küsitlesid Hovelist uuesti, et täpselt aru saada, mis sõidu ajal juhtus. Ma märkasin, et kui ta istus, oli see natuke liiga madal. Nad lükkasid turvakangi välja. Mida sa mõtled sellega, et see oli natuke liiga madal? Tema kõht oli siin ja turvapuu oli umbes siin. Olgu! Nii et nad surusid seda, aga ei saanud seda õigesti paika. Nad surusid uuesti, ikka ei saanud õigesti. Ja siis surusid veel ühe korra, ma arvan 3 korda kokku. Ma arvan, et see oli 3 või 4 korda, ma ei mäleta täpselt. Kui neil oli roheline tuli, siis nad said sellega hakkama. Ja me läksime esimesele laskumisele joonele. Siis ta nagu tõusis üles ja lõi pea millegi vastu. Mille vastu? Me läksime vagunisse ja olime nagu eespool, kus oli see väike metallist lätt. Muidugi oli seal metallist lätt. Ta nagu tõstis end üles, ma ei tea kuidas. Ta lihtsalt tõstis end üles
lõi pea ära, nagu ta lihtsalt kummardus ja tõusis ning lõi pea vastu. Kas sa nägid seda, kui me sõitsime? Ja ma nägin seda, kui ma seda märkasin. Ma proovisin nad nii kiiresti kui võimalik üles korjata ja teda nii palju kui võimalik hoida ning nii tugevat kui suutsin. Ja ma mäletan, et lihtsalt rebisin ta särgi katki, sest teisel laskumisel juhtus sama asi. Ma ei mäleta, kas see oli, ma arvan, et see oli 3. laskumisel, kui ta lõi uuesti oma pea ära. Ma ei mäleta, kas see oli 4. laskumine. Ma tean, et neid oli umbes 3 ilmselt ja ta lõi oma pea ära. Ja siis ilmselgelt ma lihtsalt karjusin, püüdes teda aidata, püüdes teda kuidagi äratada. Et ta minuga räägiks, et näha, kas ta on teadvusel. Et aru saada, kas ta, see oli... Kõik samal ajal, kui sõiter kestis, sa üritasid vaadata, kas ta tuleb teadvusele? Jah, ma kaotasin oma prillid. Tema kaotas oma prillid. Me lihtsalt üritasime, ma lihtsalt üritasin panna teda mulle vastama. Ma lihtsalt üritasin teda nii palju kui võimalik kinni hoida. Ma lihtsalt, ma tean iga pilti täielikult, sest ma lihtsalt hoidsin teda. Orlando News kuus andmetel ütles Orange Osceola peakohtuarst Joshua Stephanie, et lahkamine näitas, et surma põhjuseks olid mitmed nürijõuga tekitatud vigastused ja surmaviis, mis on oluline, oli õnnetus. Ja ajaleht Tallahassee Democrat teatab, et nii kuurort ise kui ka Florida põllumajanduse tarbijateenuste osakond jõudsid järeldusele, et atraktsioonisüsteemid töötasid ettenähtud viisil, varustus oli terve ja pargitöötajad järgisid õigeid protseduure. Nüüd soovis Kevini perekond konkreetsemaid vastuseid selle kohta, mis täpselt sellel atraktsioonil juhtus ja kas midagi oli valesti, mida saaks tulevikus ära hoida. Mida nad siis tegid? Nad palkasid lõpuks tuntud advokaadi Ben Crumpi ja teatasid, et kaasavad omaenda uurijad, et Stardust Racersile põhjalikum pilk peale visata. Ja siis jõuame 4. oktoobrini, 2 nädalat pärast Kevini surma, kui lõbustuspark avas taas Ameerika mäed. See valmistas suurt pettumust nii perekonnale kui ka Ben Crumpile, kes esines pressikonverentsil. Lubage mul seda pressikonverentsi alustada, tuletades teile kõigile meelde. Pärast seda tragöödiat, enne kui meil oli esimene pressikonverents, Universal Epicu president andis pärast tragöödiat oma meeskonnaliikmetele avalduse. Ja suuresti ütleb ta, et ohutus on ja jääb alati kõige olulisemaks kõiges, mida me teeme. No, Universal, need sõnad kõlavad tühjalt. Arvestades, et te avate sel nädalavahetusel uuesti Stardusteri mägiraudtee, andmata Kevini perekonnale mingitki vastust selle kohta, miks ta teie mägiraudteel surma sai. Perekond oli väga pettunud. Et nad avasid selle atraktsiooni uuesti ajan, kui me üritasime korraldada ülevaatusi. Peaaegu nagu varas öösel, kui reede pärastlõunal öeldi, et homme avame atraktsiooni uuesti. Kas sa tead, millal perekond sai teada, et atraktsioon avatakse uuesti? Kui te kõik teada saite, et atraktsioon avatakse, siis nad tundsid, et see oli ülim lugupidamatus. Kevin usaldas Universale. Ta usaldas neid, et nad aitavad teda atraktsioonil. Ta usaldas protsessi. Ta usaldas Universali töötajate väljaõpet, et nad hoiavad teda turvaliselt ja ohust eemal. Kevin usaldas Universali esindajaid. Ja see usaldus sai talle saatuslikuks. Ja Kevini pereliikmete valu oli täielikult nähtav, kui nad rääkisid pressikonverentsil oma kaotusest. Kevin ei teinud midagi valesti. Ta vaatas enne Ameerika mägedele minekud hoiatused üle, nagu ta alati tegi, kui ta sõitis Ameerika mägedel. Ta usaldas Universalid ja selle töötajaid, et nad ei laseks tal atraktsioonile minna, kui see oleks tema jaoks ohtlik. Ta uskus, et ta on ohutus, sest Universali tegevus andis talle mõista, et ta on ohutus.
me ei saa Kevinit tagasi, kuid me saame oma hääle kuuldavaks teha, et keegi teine ei kaotaks oma elu samal moel. Kevini ema Anna esitas avalduse hispaania keeles ja seejärel lasi kellelgi selle inglise keeles ette lugeda. Ameerika mägedel sõitmine oli midagi, mida me mõlemad armastasime koos teha. Me jagasime seda põnevust ja elevust. See pani nii mind kui ka teda end elusana ja vabana tundma. Üks minu lemmikfotosid meist on tehtud Ameerika mägedel. Mõlemad naeratame, tema käed on õhus. Aga nüüd on seda fotot liiga valus vaadata, sest see tuletab mulle meelde, kuidas ta suri. Kui saime teada, et Universal avas atraktsiooni uuesti, murdus meie süda. See tundus nagu kaotaksime ta uuesti. Kuidas saab atraktsioon olla avatud enne, kui meil on vastused selle kohta, mis valesti läks, enne kui meie enda eksperdid saavad seda uurida? Me ei palu neil seda igaveseks sulgeda. Me palume neid vastuseid ja et nad teeksid selle ohutuks, sest me ei taha, et ükski teine pere peaks läbi elama seda, mida meie praegu kogeme. Ma vähkren öösiti endiselt. Püüdes aru saada, miks nad arvavad, et mu poja elu polnud oluline. Kui see oleks olnud nende lapsed, siis ma ei usu, et nad oleksid selle atraktsiooni nii kiiresti uuesti avanud. Ma armastan oma poega sama palju, kui nemad armastavad oma lapsi. Kes iganes teeb otsuse panna kasum inimeste ja nende turvalisuse ettepoole, Jumal halastagu su hingele. Nüüd, ma annan sulle oma juriidilise nõuande kohe varsti, aga ma tahan veel ühte asja märkida. Kui atraktsioon taasavati, olid sellel uued juhised, mis olid osa Universal Orlando Resorti ohutus- ja ligipääsetavuse juhendist. Oli nimekiri atraktsioonidest, kus liikumisabivahendeid kasutavad külastajad peavad suutma iseseisvalt kõndida. Ja nüüd kuulub sinna ka Stardust Racers. Põhjus, miks ma arvan, et see on oluline, on see, et alati kui näed, et ettevõte teeb pärast juhtumit muudatuse, võib tekkida juriidiline argument. Kas see tähendab süü tunnistamist? Kas see tähendab vastutuse tunnistamist? Kas see tähendab vea tunnistamist? Nüüd, selle atraktsiooni konkreetsete reeglite alla märkus, et sellel atraktsioonil on olemas abivahend, mis aitab teid sõidukisse ümber istuda. Lisainfo saamiseks pöörduge palun atraktsiooni töötaja poole. Liikumisabivahendeid kasutavad külastajad peavad suutma iseseisvalt kõndida. Aga kui vaadata Orange'i maakonna šerifi büroo juhtumiaruannet, mis avaldati detsembris, siis seal on kirjas uurijate järeldus. Võttes arvesse kõiki asjaolusid, sealhulgas teadaolevaid tõendeid, vande alla antud ütlusi, videovalvet, 9 ringkonna meditsiinieksperdi büroo järeldusi ning Epic Universe'i standardtöökorraldusi, see juhtum loeti õnnetuslikuks surmajuhtumiks ja suleti vastavalt sellele. Nüüd pean ma teile siin ühe seaduse põhimõtte esitama. Kui räägitakse lõbustusparkide vastu esitatud hagidest, sageli on need pargid vastutusest kaitstud millegi tõttu, mida nimetatakse riski omaksvõtmiseks. Seda näete hoiatavates siltides, mõnikord ka piletitel või ostutšekkidel, kus on märgitud, et teate, millesse end segate, et osalete nendes tegevustes vabatahtlikult, võtate teadlikult riske omaks ja teete seda ikkagi. Ja on olemas ka esmane riski omaksvõtmine. Nii et te mõistate, et sellega kaasnevad loomupärased ohud. Kuid te loobute õigusest lõbustusparki vastutusele võtta, loobute oma õigusest lõbustusparki kohtusse kaevata, kui midagi jumal hoidku peaks juhtuma. Aga siis on olemas ka see teisene riski omaksvõtmine. Mõnikord ei ole lõbustuspargid vastutusest vabastatud siis, kui atraktsiooni hooldus oli hooletu, esines käitamisviga või olid konstruktsioonivead. Samuti, kui hoiatused olid ebapiisavad. Lõbustusparkidel oleks väga raske väita, et keegi loobus oma õigusest kohtusse kaevata ja nemad võivad seda Ameerika mäge hooletult käitada, kuidas iganes tahavad. Me võime lasta kellelgi atraktsiooni juhtimise ajal telefoniga mängida. See ei ole tingimata see, millest inimene oma õigustest loobub. Nad ei võta seda riski enda kanda. Nad lähevad sinna eeldades, et atraktsioon töötab korralikult. See on midagi, mille üle tasub mõelda. Aga ma tahan midagi selgeks teha. Selle oktoobrikuu pressikonverentsi ajaks polnud perekond esitanud Universal Orlando vastu kohtuasja, kuid Ben Crumpi sõnul kaaluti kõiki juriidilisi võimalusi. Aga siis jõuti detsembrisse ja advokaadibüroo teatas, et saavutati kokkulepe. Avalduses seisab. Kevin Rodriguez Zavala perekond ja Universal on selles küsimuses jõudnud sõbraliku lahenduseni. Tingimused on konfidentsiaalsed. Perekond on tänulik kogukonna toetuse eest ja palub praegu privaatsust. See on konfidentsiaalne. Me ei tea täpselt, millised tingimused olid, aga üks asi, millele mõelda, on see, et kui lõbustuspark siin kokkuleppele jõuab, ei tähenda see tingimata, et nad on süüdi.
Nad lihtsalt ei pruugi tahta kulutada aega, raha ja võtta riski kohtuprotsessiga. Tead, üks asi, mis kohtuvaidlustes juhtub, on tõendite avaldamise menetlus. Kas nad tahavad, et kõik nende sisemised aruanded ja suhtlus avalikuks tuleksid? Võib-olla tahavad, võib-olla mitte. Ja päeva lõpuks arvan ma, et see on selge. See oli tragöödia. Ja võib-olla kokkuleppele jõudmine, võib-olla perekonna mingil määral rahaline hüvitamine võib teatud mõttes aidata. Miski ei too teda tagasi, aga võib-olla see aitab mingil moel. Ja see on viis seda olukorda lahendada nii, et perekond saaks ehk edasi liikuda ja abi saada. See on selle perekonna jaoks tõeliselt kohutav olukord. Nad kaotasid venna, nad kaotasid poja, tal oli tüdruksõber, kes kaotas oma poissõbra ja ta lihtsalt tegi seda, mida ta armastas, kui ta suri. Ta sõitis Ameerika mägedel. Jällegi, lihtsalt tragöödia. Meie süda, palved ja mõtted on tema perekonna ja sõpradega. See on leebelt öeldes raske. See on kõik, mis meil praegu siin Sidebaaris on. Aitäh, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes tema podcaste kuulate. Samuti võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite meid jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates, Jesse Raber Live'is, esmaspäevast reedeni kell 23.00 Ida-aja järgi. Näeme järgmine kord, kõigile head!